ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 48. ja juttu tuleb seekord erilistest jalanõudest. Oleme külla kutsunud noormehe, kelle ülimaks eesmärgiks on disainida jalanõusid, mis aitaksid kõikidel kandjatel erineda ja silma paista. Oleme külla kutsunud Woke Customsi omaniku Juhan Looritsa. Tere! Tervist! Tänased saatejuhid on ajakirjanikud Rauno Uusler ja Joonas Piir. Alustame kõige algusest. Kuidas see teekond jalanõude kujundamise, disainimise, nende peale maalimise, kuidas see kõik sinu jaoks alguse sai? Jah, see on selline hea nagu küsimus, kui täiesti aus olla, siis ma võib-olla nii täpselt isegi seda nagu ei mäleta, aga võib-olla sellised mõtted, kust see nagu alguse sai, tekkisid sellest, et ma olen Tartust pärit ja ikka selline gümnaasiumi ajal tahad nagu millegagi tegelema hakata ja ma mäletan, et kui me seal Lõunakeskuses poodlemas ringi käisin, siis tuli vastu selline päris korralik kamp, ma ütleks 8-10 sellist noormeest, kellel kõigil olid need Vans Old Schoolid jalas. Kõik täpselt samasugused nägid välja. Ja siis mul see kuidagi jäi niimoodi sellisesse mõttesse kinni, et see on nagu naljakas, et kõik kannavad täpselt samasuguseid ketse. Ja ega ma selle ideega siis nagu midagi pihta ei hakanud, aga ma siis sattusin, ma arvan, paari kuu jooksul siis YouTube'is sellise artisti juurde nagu Serrato, kes siis spetsialiseerubki NBA staaridele siis ketside disainimisel. Ja siis mul kuidagi need nagu läksid kokku, et võiks ju nagu proovida, et teha midagi. Ma pole ise midagi varem teinud, ega ma väga kunstnik ka ei ole, aga vahet ei ole, mis ikka juttuda saab. Ja siis ma arvan, et sealt nagu see vaikselt hakkaski pihta, need esimesed paarid, mis nagu välja tõid, väga ei tulnud pigem välja, et need disainid olid päris nagu kohutavad, aga see oligi selline hästi nagu learning nagu process, et ma saingi, see oligi selline enda nagu ettevõtlus, ma sain katsetada, ma väga midagi teadnud, et kuidas üldse ettevõtlus nagu käib, mis ma nagu tegema peaks, aga siis oligi selline hästi katsetamise nagu küsimus ja sealt ma arvan, et kõik see nagu vaikselt pihta hakkas. Aga kus sul see julgus tuli nagu proovida, sest kui ma mõtlen enda peale, siis ma ei ole väga maalimises, joonistamises kibekäsi ja kui sul endal nagu seda haridust ka ei olnud, siis kui mingi kokkupuude sul ju pidi olema sellega või mis su taust nagu üldse on? Ei olnudki midagi, tennise taust. Aga sa hakkasid kohe ketsidele maalima või sa ikka proovisid paberile ka enne mingit disainit panna, sest ketsid on ju tegelikult suht kallid, et kui sa ära rikud joonistamisega, siis... Ja, ma leidsin nagu alternatiivi sellele, et ma paberi peale ma mõtlesin, et vahet ei ole, ma olen inimtüübilt hästi selline, et kui ma midagi proovin, siis proovin, ma ei hakka nüüd väga põhjalikult kuhugi midagi nagu uurima ja asja, aga see on kindlasti tulevikus mulle nagu tagasi tulnud. Aga ma leidsin sepaturult hästi odavad sellised toorikud, millele katsetada, need ketsid ise kestsid võib-olla selline nädal-2, kui kanda, aga ma sain tänu selle nagu hästi sellise hea nagu põhja alla, et mis toimib, mis ei toimi, mis üldse kõik vaja on selle jaoks ja mille kohta ma nagu rohkem uurima pean, sest kindlasti esimene selline paar, kui ma värvisingi seal 100 eurist nagu ketsi, siis oli ikkagi selline korralik nagu värin sees, et midagi nagu kehvasti läheks, aga ma ütleks selline üldine nagu tagasiside ka, mul sõpradelt oli nagu tohutult hea, et isegi kui need olidki sellised sepaturu toorikud, siis tegelikult sõbrad, et vahet ei ole, tee mulle ka nagu. Ja ma arvan, sealt see kuidagi hakkaski läbi nagu suust suhu reklaam lihtsalt minema ja üsna kiiresti ma juba disainisingi seal nagu kallimaid ketse ka. Aga mis sa sinna esimeste ketside peale siis joonistasid? Millega sa nii-öelda kätt proovisid, millega sa alustasid? Ja üks oli kindlasti olidki sellised, mulle endale hästi meeldivad sellised kartuunilikus stiilis, sellised tilkuvad disainid, mida me oleme täna ka hästi palju teinud ja siis teiseks olid sellised spreidega Galaxy disainid, et kus sul on väga erinevad sellised värvid ja siis sa saad nagu pritsida selliseid valgeid nagu täpikesi peale. Need on sellised üpriski nagu lihtsad, et ma alguses selliste portreitide ja selliste muude peale ei julgenud minna, mul ei ole lihtsalt kogemust, et midagi sellist teha. Aga ma üsna nagu kiiresti sain ka sellest aru, et
tegelikult ma peaksin, üldse, kui me täna ka neid disaine teeme, me alati teeme sellised digivaated, ja hästi pikalt selle Vogue Customsi nii-öelda nagu eluaja vältel ma olen hästi palju uusi mingeid asju lihtsalt pidanud õppima, sest muud moodi ei saa. Et üks oligi näiteks Photoshop, et lihtsalt teha mingi disaini digivaade ette, mille järgi siis teha. Ja sealt ma saingi aru, et minu oskus ei ole see, et annab mulle paberi, ma joonistaks midagi, aga ma oskan ülihästi millegi järgi teha. Et kui mul on kuskil täpselt disain ees, siis ma suudan väga, väga täpselt selle täpselt nagu ketsile ka kanda. Aga kas natuke rääkida sellest ettevõtte loomisest, kuidas see, nagu, kus sa selle julguse said, sest me oleme suhteliselt samas eas, aga minul nagu tundub hirmus kõik see kuidagi ettevõtte loomine, et sul pidi ju mingi kuskilt sa pidid selle julguse saama, et kuidas sa selle ettevõtte loomisega alustasid? Jah, see on ka selline jälle juhuste küsimus, ma ütleks, et mul võib-olla natuke nagu vedas sellega, et alguses ma tegingi kõik kodust, lihtsalt nende laua tagant on sellised korralikud pappkastid igal pool ees, et värvi ei pritsiks. Aga siis mul tegelikult üks tuttav suunas ütles, et kuule, ma viin sind kokku ühe kutiga, kelle nimi on siis Kristjan Luha. Ja kes ei tea, siis Kristjan Luha on olnud Nike'is väga kõrgel positsioonil ülemaailmselt ja täna on siin Eestis, tegeleb seal e-agronoomis, aga siis sõber viiski meid kokku, et selle eesmärgi, et ma lihtsalt saaksin mingit uut infot juurde ja võib-olla mõtteid jagada. Ja täna Kristjan on olnud mul, ma arvan, mentor, ma ei tea, 4 aastat äkki. Ja tema, ma arvan, aitas mul tekitada ongi sellise esimese nagu julguse, et panna see ettevõtte kokku, äkki mõelda töötajate peale ja sealt nagu edasi, sest ma ise tundsin, et ma olin hästi kinni selles, et kui tellimused tulid, siis ma tegin kõike, et kõik see turundus, arvete välja saatmine, kliendisuhtlus pluss disainimine ise ja kohe, kui sul, ütleme, tellimuste kogused kasvasid, siis ma korraga, mul aeg sai lihtsalt otsa, et mul tekkis see limiit ette, et Kristjan kindlasti aitas natuke nagu sellest välja astuda, mis ilmselgelt oleks võinud palju kiiremini juhtuda, sest oli ikkagi päris mitu aastat, kus ma lihtsalt hommikust öösini välja lihtsalt disainisin ketse, võtsin kiirelt kuskilt mingi hotdogi ja läks edasi. et seda oli päris pikalt, jah. Aga kas sa Kristjani kaudu said mingid häid kontakte ka Nike'ist või, sest et ma mõtlesin seda, et need Air Force'id ja tangid ja Jordanid on küllaltki kallid jalanud, et kas sul on mingid sellised diilid ka, et kus sa saad odavamalt siis neid ketse, sest et poest ostes on ketsipaarind päris krõbe? Jah, see oli ka üks võib-olla selline asi, millega Kristjan mind väga nagu aitas, et just luua sellist suhtlust ka seal Sportlandi, Ballsi ja muude jalajälja nagu brändidega, et täna jah, meil on jalajäljega selline nagu partnerlus, et me saame natukene parema hinnaga neid ketse ja ma arvan, et sel hetkel ma sain ka väga hästi aru, et kui tähtis on leida sellised mõned inimesed appi tegelikult. Ja ma oleks võinud seda palju varem teha, et samamoodi see disainimise enda töö nagu äraandmine kellelegi teisele. Ma pidevalt tundsin, et ma oskan seda kõige paremini, kuigi ma kindlasti ei osanud, aga et kuidas ma suudan selle kõik nagu anda kellelegi teisele edasi. Ja kohe, kui ma leidsin mingi disaineri, kes reaalselt oskas disainida, see oli paari nädala küsimus, kui tal oli kõik sula selge ja mina ei pidanud enam selle disainimisega tegelema. Palju sul tänaseks päevaks neid töötajaid siis on? Meil selles mõttes tiim on nüüd natukene kõikunud, et siin on päris keerulised ajad olnud vahepeal, et meil täna ikkagi on selline päris korralik taastumine, millest on ka hästi põnev kindlasti rääkida, aga täna meil ongi 2 disainerit, kes siis pidevalt teevad tellimusi ja meil seal tellimuste järjekord on keskmiselt 3-4 nädalat. Aga mis need raskemad ajad siis vahepeal olid, millest kas koroonaga kuidagi seotud inimesed ei tahtnud õues jalanõudega enam käia või millest? Jah, eks koroona kindlasti oli selline väga korralik pauk, sest üks oli see kindlasti, et kõik oli palju nii-öelda tagasihoidlikumad oma väljaminekutega, sest ketsid on ikkagi päris kallid, disainitud ketsid. Ja teine jama oli see, et kõik posti see logistiline pool läks nii pikaks, et ütleme, kui keegi tahtiski paari saada, siis mõnes riigis olid need postkontorid olid kinni lihtsalt ja meil paarid jäid kinni
seal tekkis tohutult probleemi, siis hinnad kasvasid ja see läks nii kaootiliseks ära, et me pidime koondama ja siis hakkas uuesti minul jälle pihta see, et okei, ma pean lihtsalt tuimalt kulusi kärpima, lihtsalt protsessi nagu optimeerima. Ja see on nagu hästi põnev olnud, sest üks näiteks suur asi oligi see, et meil tellimused kadusid täiesti ära, näiteks USA turg kadus täiesti ära sellel ajal ja siis oli see, et okei, kuidas me siis tekitame endale sellist nagu liiklust juurde, ilma et me reklaamidel raha paneks. Ja siis ma leidsin SEO ja ma aasta aja jooksul siis hakkasin tuimalt SEO-d õppima ja tänaseks meil ongi 3-4 tuhat külastajat igakuiselt, kes lihtsalt orgaaniliselt tulevad. Puhtalt tänu selle, et tekkis jälle probleem, tuli välja figurdada ja siis ma hakkasin nullist õppima. Et selliseid asju on nagu hästi-hästi palju olnud, et meil siin täna näiteks kasutame ka tehisintellekte, et kiiremini disaine teha ja see on selline omaette jälle põnev nagu teema, et jah. Palju neid turge nagu lisaks Eestile on ja kas Eesti turg on nii-öelda jäänud kuidagi tahaplaanile, et kui juba USA on mängus, et siis tõenäoliselt need mahud on lihtsalt suuremad? Jah, see on ka hästi huvitav olnud, et on väga kõik olnud. Vahepeal meil oli 50-50, et 50 oli Eesti, 50 oli USA, siis ta hakkas meil rohkem nagu laiali minema, et tuli nagu Euroopa juurde, Eesti läks seal umbes 30% peale, aga täna ikkagi ma ütleks, et on 50-50. USA siis nii-öelda osakaal on natuke vähenenud, aga on juurde tekkinud selliseid teisi riike, et just siin Euroopa, Aasiat on ka vahepeal ja väga huvitavalt on lihtsalt kõik olnud, aga meil kindlasti on ka see, et need mahud võib-olla ei ole nii suured, et sellist väga, väga head nagu ülevaadet saada. Aga jah, hästi-hästi põnev on olnud. Aga kes see teie klient põhiliselt on? Kas on nooremad inimesed või on ka vanemaid? See on ka jälle oma ette selline huvitav, et on meil kindlasti esimesed, täna me oleme tegutsenud umbes 7 aastat, esimesed, ma ütleks 5 aastat, oli ainult eraklient. Olidki kingitusteks, seal enamasti see nii-öelda vanus jäi siis 20-30 vahele, et kas kingiti teistele, osteti endale, aga täna me kindlasti liigume rohkem selles suunas, et me teeme ettevõtetele, et ongi tiimiüritused, on näiteks messid, kuhu minnakse, meil on mõne ettevõttega on partnerlus, kus me teeme siis nende nii-öelda äriklientidele, teeme väga selliseid 1-1 paare, ja me ise kindlasti tahame liikuda rohkem sinna suunas. Sest kui sa võrdled nüüd seda tööd, mis sa peaksid ühe erakliendiga tegema versus ühe ettevõttega, kui sul disain on sama, siis ühe paari tellimus ühe erakliendiga ajakululiselt on sama kui 10 paari tellimus ühe ettevõttega. Et siis me kindlasti tahame rohkem liikuda sinna suunas, sest täna mis väga keeruline on see, et ongi Nike Ketsid enda hinnad on näiteks kasvanud siin 20%. Ja meil ei ole lihtsalt väga palju võimalik nagu selle hinnaga kaasa minna lihtsalt, sest muidu erakliendil enne maksis paar võib-olla 200 €, täna on juba seal 250-300, et see läheb päris krõvedaks ära. Aga selle nii-öelda selle nagu ketsipaari hinna juurde tulles korra, kaua sul reaalne see töökulu on, et siis teha see 1 paar valmis sellele ja et kas see hinnatõus on kuidagi tulenevalt ka siis toorainest, ketsid tõusevad, aga lisaks ka värv ja kõik siuksed asjad, et nende hinnad on siis ka tõusnud? Jah, meil peamiselt ma ütleks ikkagi seda hinda mõjutavad see ketsi enda mudeli hind. Teiseks suureks on hinna siis nii-öelda osakaalus on saatmine. Siin oli samamoodi oli suur probleem see, et meil varasemalt, kui me USA-sse saatsime näiteks paari, see oli Omnivaga seal umbes 20 €. Täna Omniva hinnad minu arust on juba 40 lähedal. Et me õnneks leidsime uue partneri selle jaoks, aga jällegi tohutu nagu muutus ühe paari suhtes. Aga värvide enda kulu on meil ainult paar eurot, et seal nagu sellist probleemi pigem nagu täna ei ole. Aga jah, just erakliendi juurde tagasi tulles näiteks see käibemaksu tõus 2%, see juba annab tohutult palju juurde. Aga võib-olla miks meil täna see just ettevõtete suund hästi nii-öelda atraktiivne ongi see sama käibemaksu põhine, et sa ju tegelikult võid
panna turunduskuludesse mingisugused, näiteks turundusmaterjalide jaoks tegi paarid või midagi sellist, et seal on palju nagu optimaalsem lihtsalt see hind. aga kui palju teil konkurente on? Ma mäletan, et kui Woke Customs ka tuli, siis see ketsiturg ikka kihas, et neid noori tüüpe, kes neid joonistusi ketsidele tegi, et neid oli päris palju ja tegelikult, et kuidas te konkurentidest olete suutnud erineda ja kui suur üldse praegu konkurents on? Ja kas te olete nagu teadlikult nad kuidagi välja üritanud süüa? see on hea küsimus, sest kindlasti enne Woke Customsit ma mäletan, keegi Eestis tegeles, küll minust oli ema ja tütar tegelesid, seal natuke see stiil kindlasti erines, aga väga palju teisi, kes niimoodi pidevalt tegeleksid Eestis, ma nagu ei näinud. Selline konkurents oli ikkagi USAs ja täna on Euroopas ka mõned sellised suuremad tegijad, aga selles mõttes suuremad, see ei tähenda, et nad niimoodi hoiaksid tervet nagu seda konkurentsi, et seal seda potentsiaali ikkagi on ja enamasti need konkurendid on ikkagi sellised 1-3 mehelised nagu tiimid. Ja seal võib-olla see meie konkurentsieelis ongi lihtsalt selles, et me hoiame nagu püsivalt, meil on hästi tähtis kvaliteet ja meie konkurentsieelis võib-olla ongi just selle tehnilise poole pealt, et me tänu nendele rasketele aegadele oleme neid protsesse nii palju nagu optimeerinud, me saame natuke odavamalt teha ja ongi lihtsalt puhtalt kvaliteedis oleme nii palju nagu ära löönud neid konkurente, et meil on päris palju on tulnud sisse ka päringuid, kus tellitakse mingid paarid uuesti, sest ei ole konkurendi tootega rahule jäädud. Kas ajaliselt olete ka suutnud nagu seda tooteprotsessi või seda joonistamisprotsessi kuidagi lühendada, et võrreldes alguse aegadega? Jah, kindlasti, see on jälle selline oskuse küsimuseni, et kui alguses teed, siis on kõik selline nipet-näpet, aga tegelikult tagasi tulles ka, et palju ühe disainiga aega võtab, siis see jällegi väga, väga oleneb disainidest, et meil siin, see oli päris naljakas juhus, kui Lauren Padar pani pildi siis sellest paarist, mis me talle pulmadeks tegime, see on hästi lihtne tekstiga ja siis korraga meil kõik järgmised 20-30 tellimust olid lihtsalt sellised üliväikse tekstiga nagu paarid. Et näiteks sellise teksti lisamine lihtsalt sketsile, see on selline paaritunnine nagu töö, aga meil on paare, mis on olnud 15-20 tundi, mis ongi selline hästi väike pintslitöö ja korralik selline silmad hakkavad virvendama juba. Aga selle tööga selles mõttes on hästi mõnus see, et sa saad samal ajal värvida ja Netflixi vaadata, et ma arvan 4 aasta jooksul, millega, kui ma hästi palju neid disainisin, siis pool Netflixi oli täitsa läbi vaadata. Äkki peaks sealt ka koostöö leidmas? Ja. Aga mis see kõige veidram disain on, mis sa oled teinud? Jah, ma ei tea, kas neid tohib siin või mis keegi on soovinud, aga te olete jätnud tegemata, sest see on tõesti... Kindlalt on sellist nudismi on läbi käinud, aga enamasti ikkagi need on jäänud pigem sellise idee tasandile, sest kui sa mõtled ikkagi, et seal 200-300 eurot maksad disaini eest, mida sa reaalselt nagu kandma peaksid, siis pigem on jäänud idee tasandile, aga selliseid huvitavaid kindlasti on tulnud. Võib-olla ma lisaks siia kõige selline naljakam asi, mis me oleme näinud, on olnud see, et kui kliendid küsivad, et tehke disain, aga see ei peaks ilus olema. See on väga nagu keeruline olukord või projekt, millest nagu jagu saada. Aga mis on su enda nagu kõige selline disain, mis on jäänud nagu mällu kuidagi kinni, mida sa oled pidanud kellegi algatusel soovil nagu täitma? Ma arvan, et ikkagi kõige sellised algsamad disainid, ma mäletan, mul üks tuttav telliski paarid ütles, et tee selline disain, mis sa ise oled kunagi täiega tahtnud teha, keegi ei ole tellinud ja siis see oli selline mitme erineva värvi nagu kombo, selline fade, kus oli kõiki siis elemente, mis ma olin siis nagu õppinud selle paari aasta jooksul, aasta jooksul, mis ma olin siis nagu katsetanud ja teinud. Ja siis, kui me selle sotsiaalmeediasse üles panime, see ka nagu buumis tohutult. See oli lihtsalt nii värviline, nii ekstra, ma ise elu sees ei kannaks sellist ketse, aga lihtsalt see, et sai nagu katsetada ja ma arvan, see kuidagi andis sellise nagu vau-efekti nagu edasi, mis kõik nagu saaks selle ketsiga teha.
aga kuidas see protsess välja näeb, oletame, lihtsalt loome visuaali nii-öelda. Ma tahan endale ketsipaari tellida, sellist kujundust teil veel ei ole, oletame näiteks ma tahan mingit Harry Potteri teemalist ketsi endale. Kas ma kirjutan teile, pean panema mingi sellise A4 suuruse kirjelduse, milline see kets peaks olema või me kuidagi koos töötame selle välja? Ma küsin juurde ka, et kas ma võin oma baariga ka tulla, näiteks kui ma tulen Sketchersiga, et ma tahan sinna peale mingit pilti või on kindel valik teile ette antud? Jaa, ma ei tea, kas Sketchersiga ikka ei jah, tegelikult. Või Croxiga näiteks. Croxiga. Meil on tegelikult nii, et Croxi me kahjuks materjali pärast disainida ei saa, et see on lihtsalt, ta on kumm ja sealt koorub see värv maha, aga kõik, mis on selline riidest, siis nahast ketsid, me saame kõike neid disainida. Ja meil see protsess näeb tavaliselt välja selline, et tullakse siis ideega, et see idee ei pea üldse nii-öelda nagu paigas olema. Pigem on see, et tahaks teha midagi, mul võib-olla mõned sellised mõtted on, võib-olla kui sul on pildid olemas, see on super, ja siis me aitame sul kokku panna selle siis digitaalsel kujul Photoshopis, kus me siis üpriski realistliku vaate saadame sellest ketsist, ja siis me põhimõtteliselt selle tellimust teemegi üks ühele sellele digivaatele. Et me kasutamegi seda digivaadet kui siis seda referentsi, mille siis me teeme. Et meil sellist väga, et sina ei tea, mis see outcome on, meil nagu sellist protsessi nagu väga nagu ei ole. Et sa alati saadki väga selge pildi ette, mis sa nagu tellid. Aga kas te proovite seda loomeprotsessi kuidagi edasi ka arendada? Ma tean, et Ameerikas on selline tüüp nagu shoe surgeon. Ja. Et kas on mingid sellised ideed ka, et te hakkate ka neid materjale näiteks välja vahetama? Jah, me oleme mõelnud selle poole, ma ei tea muidu, kas kursis oled, aga üleeile vist see sama shoe surgeon sai Nike'ilt päris korraliku vist 60 miljoni eurone nõue või dollarine. Jah, aga seal vist olid muud nagu probleemid, et selle Nike'iga tegelikult endaga seal peab päris nagu selline ettevaatlik olema, et üldse see disainimine on kõik selline suhteliselt hall ala, aga nii kaua, kui sa teed väga sellised üks ühele unique nagu tellimusi, siis peaks nagu okei olema. Aga me kindlasti oleme mõelnud selle peale, me ei ole kuidagi saanud seda aega, et panustada sinna poole. Et see kindlasti on nagu omaette selline turg, aga seda peaks natuke nagu just selle legal poole pealt läbi vaatama, et tegelikult kui sa nagu modifitseerid nii-öelda erinevate materjalidega mingisugust kindlat nagu toodet, siis ta võib-olla läheb seal natuke liiga nagu selliseks sketsiks juba ära. Aga kui teie koostööpartner on Nike on ju ja saate Nike'i kaudu neid ketse odavamalt, siis kui mina tulen näiteks oma värske adipaariga ja siis tahan selle pärast sotsmeediasse üles panna, kas siis te olete nagu, et ei, me ei saa seda kahjuks teha või mingi piirang tuleb sellest ka kuidagi? Ei, meil midagi sellist nagu ei ole. Pigem lihtsalt jalajälg on meile nagu vastu tulnud ja toetab nagu seda tegevust, mis me teeme. Et kindlasti me kõik Adidase, Vansi, kõik paarid võtame vastu, et enda paaridega saab ka täitsa tulla. Et meil tihti lihtsalt on sattunud nii, et kliendil on palju lihtsam, kui me tegeleme terve protsessiga ja siis lihtsalt oodatakse, kuni tellast pakku ole. Kuna teil on Nike'iga head suhted, siis kas on tulevikus oodata mingit rahvusvahelist suuremat kollaabi? Ja see on nüüd omaette selline keerulisem osa, sest jalajäljega meil on väga hea suhtlus, aga kui minna sinna Nike'i nagu enda ettevõtte tasandile, siis sealt me arvatavasti ei saaks kunagi jahi, et te võite mingeid suuremaid koguseid disainida ja meil tegelikult oli ka varasemalt üks väga suur päring, oli 2000 paari, mis taheti disainida, aga see jäigi puhtalt selle taha kinni, et Nike enda ettevõttelt me ei oleks saanud seda luba, et disainida mingit sellist kogust, et teise ettevõtte nii-öelda logot nagu sinna peale panna. Et see nagu meil ikkagi on üpriski selline katus peal, et mis on natuke keeruline, aga samamoodi, eks me saamegi siin nagu katsetada välja mõelda mingeid muid väljundeid, kust nagu edasi liikuda. Tulles tagasi korra sinu selle loomeprotsessi juurde, alguses ma kujutan ette, et sa pidid neid disaine nagu ise välja mõtlema, mis kellelegi võiks meeldida, mis sulle endale meeldib. Kui palju te täna teete seda, et sa pead päriselt nii-öelda oma seda
tootelehte nagu uuendama, ise mingi disaini välja mõtlema või lihtsalt on pigem see, et tuleb nii palju häid ideid peale, et ma lihtsalt panen selle nagu laiemalt ka müüki? Jah, täna me põhimõtteliselt ise ei pea üldse mõtlema. On kõige lihtsam võib-olla, et see on nagu täielikult muutunud jah, et alguses kindlasti, et saada nagu see ratas käima, tuli, mul pea suitses selles mõttes, et kogu aeg pidi midagi välja mõtlema, minul üldse sellist mõtet nagu ei jooksnud, aga kuidagi nagu saime käima sealt, aga täna on ikkagi jah see, et tulevad päringud sisse ja me vastavalt siis kliendile teeme siis selle nagu sketši valmis. Ja seal on nagu meil täna läinud see kindlasti palju lihtsamaks ka, sest me saamegi kasutada AI-d, et mingeid ideid genereerida natuke teistmoodi ja kasutada ka vanu nagu referentse, et luua see disain täpselt sellisena, mis kliendile nagu peale läheks. Aga algusaegadel, kas sa siis sirvisid veebis ringi, tegidki sealt üks-ühele mingi pildi maha, et kuidas see välja nägi täpselt? Jah, ma ikkagi proovisin võimalikult palju vältida seda, et üks-ühele maha teha, sest see ringkond võib-olla nendel, kes siis neid ketsi disainivad, ei olnud väga suur. Nii et seal minust ma vist 1 või 2 paari postitasin, mis ma olingi niimoodi üks-ühele nagu maha teinud ja ma sain väga kiiresti, sain reaktsiooni, et see ei ole okei. Et siis ma jätsin selle nagu kõrvale, aga kindlasti, mis ma olen teinud, olen kasutanud mingit ideetükki ja teinud selle lihtsalt omamoodi natuke nagu ümber, mis on ka nagu väga-väga hästi töötanud ja seal lihtsalt selliste referentside kasutamine on kindlasti väga hea, sest sa näed juba olemasolevat tulemust, et kuidas sellele reageeritakse, võib-olla mis võiks paremini minna, mis mitte, ja siis sa saad seda natuke mudida ja sealt nagu edasi minna. Et ma arvan, nii tulekski nagu teha ja lihtsalt parandada nagu pidevalt. Ühesõnaga mingit suuremat probleemi on olnud, et keegi süüdistab sind, et sa tegid nüüd meie pealt maha, et nüüd lähme kohtusse ja lahendame seal. Õnneks ei ole jah. Aga nüüd, kus see AI on nagu pilti rohkem tulnud, et hästi palju räägitakse selle AI puhul, et inimesed nii-öelda müüvad enda disaini pähe AI loodud, et kas teil ei ole sellega probleeme ette tulnud või keegi ei ole nii-öelda hakanud seda kuidagi välja tooma? Ei ole ja ma arvan, et võib-olla seal on nagu natukene ka see erinevus selles, et kuidas me ise oma selle sotsiaalmeedia ja kõik oleme üles ehitanud, on selle ideega, et tekitada klientidele siis mõtteid, millised need disain võiksid olla, sest kõige keerulisem osa tavaliselt on kliendil välja mõelda, millist disaini ta täpselt tahab, on ju. Sest kui ma küsiksin sinu käest, on ju, mis see täpselt see disain oleks, on ju, kuidas see täpselt välja, ma arvan, sul oleks suht keeruline nagu ette kujutada seda. Et siis me tahamegi võimalikult palju selliseid näiteid luua, võib-olla erinevaid stiile, disaine, värvikombosi ja selle põhjal siis tekitada mingisuguse referentsi sulle kui kliendile, et sa saaksid sealt enda siis nagu mõtte kokku panna. Ja see on nagu töötanud meil väga-väga hästi. Aga kuidas te nüüd tulles tagasi korra selle ettevõtluspoole peale, kuidas te Jaak Roosaare oma investorite, oma punti kaasasite või kuidas see sündis? Jah, see oli ka selline natuke juhus, nii-öelda võib-olla juhus, sest minu võib-olla enda taustast ma käisin, kui see olukord hakkas niimoodi kehvaks minema just seal koroona ajal, ma nägin, et okei, nüüd on võib-olla aeg mul selline väike paus võtta, sest ma nägin, et nüüd läheb päris selliseks huvitavaks see periood ja siis ma tegelikult läksin raamatuid müüma. Siis me pidime minema USA-sse, lubati sooja ja kuiva ees, aga me sattusime siis Inglismaale, kus oli kuiva märg. Aga läbi selle programmi siis ma sain ka natukene tuttavaks Jaak Roosaarega ja tegelikult minu elukaaslane on siis Jaak Roosaare assistent ka. Ja tema siis niimoodi pooleldi nagu pitchis seda ideed Jaagule, et kuule, et mul elukaaslane tegeleb sellise asjaga, et võib-olla see oleks midagi nagu huvitavat. Ja siis tegelikult ma saingi Jaaguga kokku ja samamoodi ka Kristjan, kes siis mul mentor on, me siis istusimegi maha ja siis panime plaani paika, et okei, oleks siis nagu kontorit vaja inimesi ja mis see esialgne siis selline investeering võiks nagu olla, et selle siis nii-öelda natuke nagu ärimoodi käima panna. Ja Jaak siis jäigi meil selliseks väga nagu passiivseks
investoriks ja Kristjan ongi siis, on selline aktiivsem, et temaga me teemegi igakuiselt siis kõnes ja mõtleme protsessid läbi, mis sellised tulevikuvaated on ja hoiab sellist nagu kätt pulsil, et meil kõik ikkagi nagu töötaks, et ma lihtsalt jalga ei laseks. Ma vaatasin, et te olete Hooandjas ka kampaania teinud siin mõni aasta tagasi. Kas neid investoreid, kas te ootate veel mingisuguseid rahasüste ka või kõik on nüüd hästi, et jah, täna on kõik hästi. Meil tegelikult see Hooandja ja kõik see oligi enam-vähem samal ajal, et me sellise natuke suurema stardi saaks ja sealt meil täna otseselt midagi nagu vaja ei ole, et meil ongi selline, me oleme sellise korralikud kukkumised saanud, aga tänu sellele me oleme ka hästi nagu optimeerinud protsessi, hästi väikseteks need kulud saanud ja siit meil nagu edasi on lihtsalt super selles mõttes nagu minna. Et ja seal ma räägin sellise naljaka loo ka selle investeeringute osas, et seal, miks me seda investeeringut üldse tahtsin võtta, oli selle meie enda mudeli loomine. Et ma ei tea, kui palju te teate, me vahepeal lanseerisime siis enda mudeli, mille nimi oli Artislow ja selle mudeli eesmärk oli siis anda Air Force'ile selline alternatiiv, et kui sa kliendina muidu maksaksid võib-olla seal 200 eurot custom baari eest, siis meil ongi see Artislow mudel, mis on siis seal 70-100 vahemikus. Aga jällegi mina pole kunagi varem sellist mingit launchi asju teinud, eks seal ikka kõik läks valesti, mis sai minna ja meil täna tegelikult on päris korralik ladu ikkagi seda veel alles, et me teeme kõvasti tööd, et me sellest nagu lahti saaks. Et ja see oli tegelikult üks investeeringu eesmärk ka, et me saaksime sellise uue toote nii-öelda valiku nagu tekitada klientidele. Aga mis seal siis nagu valesti läks, miks see ladu ikka veel täis on? Teie lehte vaadates ei jäänud nagu suurt silti kuskilt, et siit saab odavamalt, et oota hoopis siit. Jah, see on samamoodi jälle selline ettevõtmise küsimus, et seal tegelikult esilehel on sektsioon Artislow mudelid, aga meil täna jällegi ongi see, et meil kõik selle mahu võtavad need Nike ketsid ära, et meil lihtsalt me ei ole saanud panna nii palju panust selle mudeli nagu promomise peale. Ja eks seal selle kampaaniaga, lanseerimiskampaaniaga seal ikka juhtus, me tegime hästi palju influenceritega koostööd, kes unustasid ära, mis iganes seal juhtuda sai, et hiljaks me tassimegi hästi sellise, et me nii-öelda tekitame sellise suure ootuse, siis me lanseerime, siis meil ongi mingid soodus igast pakkumised, kampaaniad, aga mul ei olnud väga selget, et nii-öelda siis protsessi, mis sealt nagu edasi saab. Ja see oli tegelikult, see oli üks miinus ja teine miinus oli see, et ma tegelikult oleksin pidanud kaasama inimesi, kes juba on seda varem läbi teinud ja oskaks seda teha. Et see on ka hästi suur asi, mis ma selle ettevõtluse käigus üldse õppinud olen, et tegelikult oleks palju parem kaasata inimesi, kes on sust palju targemad, on juba seda läbi teinud ja mitte see, et sa ise proovid välja figurdada, sest see on ka hästi tore, ma olen hästi palju õppinud läbi selle, aga see ajakulu, mis sinna läinud on lihtsalt nii tohutult suur olnud. Aga rääkides veits nendest koostöödest ka, et olete päris mitmeid koostööd teinud siin aastate jooksul, et millised need kõige õnnestunumad on sinu arvates olnud? Ja ma mäletan, meil kõige esimene selline koostöö oligi selle Victoria Villiguga, kes oli meil ta oli siis selline esimene suurem influencer ja ma ütleks, see oli selline breaking point meile, et me nagu, et meist nagu teada saadakse Eestis. Et kui me tegimegi siis sellise tavalise loosi, aga see oli nii uus toode, või keegi ei olnud varasemalt nagu näinud seda, et see läks tohutult hästi ja ma mäletan, vahest paar kuud oli niimoodi uks lukust disainisin neid ketse, et lihtsalt jõuda nagu sellele mahule järgi. Ja sealt edasi oli väga palju lihtsam juba, oligi suhelda mingite ettevõtetega, meil varasemalt ka ma sain mingid soodustused ühelt teiselt ettevõtet, et sealt kõik sellised väiksemad nagu uksed avanesid. Ja täna, eks me nüüd hetkel oleme natuke pausi sellest võtnud, aga meil nüüd ongi sügise poole ja uue aasta poole on uuesti nagu plaan hästi liikuda sellise influencer turunduse poole, et see on väga hästi töötanud, sest see toode ise on nii visuaalne. Aga mis on hästi huvitav on see, et me tegelikult ei olegi, kui siin mõelda nimesi võib-olla, kellega me oleme koostööd teinud, siis pooled neist on sattunud niimoodi, et lihtsalt sõbrad kingivad neile. Et ongi näiteks Kelly Sildaru, Kontaveidile on niimoodi meie paari jõudnud, lihtsalt on tuttav on kinkinud.
aga mis võib-olla selline kõige meelde mulle endal on olnud see, et kui Kalle Rovandpera tuli meile kontorisse ja siis me seal tegime, saime suhelda ja värki ja nägi, kuidas meil kontori stuudio välja näeb ja talle tegime sellised custom catch'id, et see oli väga, väga, väga nagu vinge kogemus. Et peaaegu rallisime ka seal parklas. Aga selle nagu koostööde poole pealt, te olete ju ettevõtetega ka teinud koostööd, Polsiga tegite nende tiimile, tegite sinise kirjaga ketsid, et kas on veel mingeid selliseid ettevõtetega koostööd, mis sul on meelde jäänud? Jah, Polsiga oli tegelikult, mis mulle endale hästi meeldis, oli see, et me tegime isegi disainid, mis neil läksid ka müüki ja ma just hiljuti kohtusin inimesega, kes ostis selle disaini, et see oli nagu väga, väga, väga vinge, et aga selliseid Polsis sarnaseid ettevõtteid Eestis väga nagu ei ole, nad on üpriski nagu unikaalsed, sobivad väga hästi sellega kokku, mis meie teeme, aga nii-öelda teised ettevõtted, kellega me koostööd oleme teinud, on rohkem, ongi jäänud selliseks nagu internal siis nagu projektideks, et siin näiteks Datanoriga me tegimegi nende tiimile 30 paari ja ongi väga sellised internal nagu pigem projektid on. Aga üks, mis mul võib-olla endal meelde tuleb, mis oli ka päris nagu huvitav, oli, me tegime Boltile paari siis mingi turundus sellise kampaania video jaoks, kus me tegime nende brändinguga ketsid, kus me tegime tallale igasugused leegid ja siis nad panid selle selle tõuksiga panid läbi ja see nagu andis kuidagi kogu juurde. Mingid sellised projekte on ka nagu päris nagu äge teha. Milline see koostöö Asusega oli, see globaalne riidebränd? Kas see oli ka siuke internal või oli mingi suurem reliis? Ja seal oli tegelikult see, et meid valiti siis, neil oli niimoodi, et nad lansseerisid sellise nagu marketplace'i ja nad valisid meid siis üheks vähesteks nii-öelda disaineriteks, kes siis enda siis ketse seal nagu edasi müüsid ja me saime nagu turundusabi, kõike sellist ja see oli nagu hästi, hästi äge koostöö, et me saimegi panna mingi limiteeritud koguse ketse ja siis me saimegi lansseerida siis nii-öelda sellele Asos nagu brändil. Ja seal nad ise kontakteerusid minuga sellisena, we made it. Nagu tunne, hästi nagu äge, sest nii suur nagu ettevõtte, aga ja see läks nagu väga hästi ka. Aga seal lihtsalt asjaolude ma ei mäletagi, mis seal täpsemalt juhtus, aga nad vist selle osa panid seal kuidagi kinni, et kahjuks ei saanud nagu jätkata. Aga väga-väga nagu äge koostöö oli tõesti. Korra tagasi selle Polsi koostöö juurde. Kuidas see sündis ja miks see võib olla siis, kuidas öelda, miks see jäi nagu ühekordseks, miks seda pikemalt edasi ei teinud? Sa nüüd mõtled seda sama, mis meil need disainid seal poes olid? Eks selles mõttes me oleme Polsiga üsna pikalt suhtluses koos olnud erinevate projektide raames ja tihti ongi ja kampaaniate raames ka, aga see on rohkem selline kättevõtmise asi, et meil kindlasti sellist nagu matchi on, me oleme näinud, et seal nõudlust on toodetele, väga hea nagu feedback, aga kindlasti võib-olla, mis tuleb disainitud ketside juurde, ongi see sama hinnatõus. Et Polsil samamoodi neil ikkagi, nad teavad väga hästi, kes neil see klient on, mis see hinnasurve seal on, millega klient nagu osta suudaks. Ja ma kardan, et täna lihtsalt võib ollagi see, et tänu sellele, et need ketsihinnad nii palju tõusnud on, kui me sinna enda disaini veel juurde paneme ja Polsi tahab seda hinda nagu kliendile mugavamana hoida, siis lihtsalt seal need numbrid võib-olla ei mängi nagu nii hästi välja. Kas nende ketside tegemine sul nagu üle ei hakka viskama juba, sest 7 aastat ju tegelikult on päris pikk aeg, et ma kujutan ette, et kindlasti kõik su perel on siuksed, kõik tahavad sünnipäevaks saada mingi oma kujundusega ketse, et kas terendab mingi selline edasiminek, et läheb kuidagi liinitöö peal ära see ja sina vaatad kõrgelt trepiastmelt, kuidas kõik käib? No tegelikult täna ta nagu on juba pigem nagu selline, et kindlasti ma ise tundsin, et seal 4.-5. aastal, täpselt seal kuskil koroona ajal nagu paiku, ma ise põhimõtteliselt põlesingi läbi, sest ma olingi
olingi selles faasis, kus me pidime koondama, mina pidin mingisugused tellimused kõik üle võtma ja siis ma olin jälle selles augus tagasi, et ma teen hommikust õhtuni, ööseni paare, ma ei saa mingite muude asjadega tegeleda ja see lihtsalt põletas nagu täielikult läbi, aga täna me olemegi jõudnud jälle sinna, et meil on need protsessid väga nagu paigas, disainerid saavad ilusti ise selle disainimise poolega ja tellimuste nii-öelda handlimise ja logistikaga ilusti hakkama ja mina puhtalt keskendungi ettevõtte nagu kasvule, et leida sellised uued suunad, kuhu liikuda ja leida sellised suuremaid partnerid ka, et selliseid suuremaid nagu projekte ellu viia. Ja ma ise tunnen, et see on selline väga hea balanss, sest mina ise seda ketside tegemist tegelikult nii väga ei nautinud, aga need disainerid, kes mul täna on, nad teevad seda, neil silmad säravad, sest see ongi see, mis nad teha tahaksid. Ja me tegelikult tahamegi nüüd natuke tuleviku poolega liikuda sinna suunas, et me saamegi teha väiksemaid workshoppe, kus kaasata veel rohkem selliseid inimesi, kellel tegelikult hullult nagu meeldiks see. Ja sest panebki silmad tegelikult särama, kui sa saadki midagi sellist teha ja Eestis selline kunstniku turg on nagu üpriski keeruline, et sul on väga-väga raske kunstnikuna Eestis üldse nagu hakkama saada, et võib-olla seal on midagi, mis me nagu teha saaksime selles suunas ka. Aga kus sa näed enda ettevõtet 5 aasta pärast? Kindlasti ma arvan üpriski sarnases, mitte võib-olla sarnases nagu olukorras, aga üpriski sarnasena, et kindlasti meil on tiim kasvanud, projektide raames me tegelemegi rohkem selliste äriklientidega, suuremate projektidega, aga mis ma ise võib-olla näen ja tahaksin, ongi see, et me liigume rohkem sellise community poole või selle poole, et me saamegi Eestist rohkem noori kaasata protsessidesse ja anda võib-olla neile sellist väikest nagu idu, et sa saad tegelikult disainida, ise teha, võib-olla enda ettevõtlust sealt nagu välja kasvatada. Ja ma arvan, see on nagu hästi äge, sest minul endal oli täpselt samamoodi, mul oli lihtsalt vaja neid õigeid inimesi, kes mulle selle idee nagu kätte andsid ja andsid selle võimaluse ja ma olen nagu tohutult nagu tänulik selle eest, et ma arvan, see on kindlasti suund, kuhu me peaksime liikuma ja tahaksime liikuda ka. Ühesõnaga, kui mingi noor kunstnik praegu kuuleb seda podcast, et siis võib tegi ühendust võtta ja pakkuda ennast, et kuule, et ma tulen ja nüüd joonistan teile. Ja kindlasti, et me täna nüüd Tallinnast liigume Tartusse ja me kindlasti liigume ka workshopide poole, et me siin suhtleme koolidega ja muidugi, et tule läbi ja ma arvan, et me hea meelega saame koos elatsid disainida ja saab õppida selle kohta ja see on kindlasti väga, väga äge, et saad arvuti kaasa võtta ja Netflixi vaadata. Aga miks te Tartusse liigute ja millal te liigute? Me tegelikult nüüd kolimegi augusti algusest, et see on puhtalt siis meie disainerite enda asukoha pärast, et siin pool aastat nad on enamasti kodust nagu suhteliselt ebamugavalt nagu disaininud, meil on selline logistiline korralik nagu hassle olnud, et Tallinnast kõik need paarid sinna saada ja meil ongi täna stuudio seal Nõmmel, aga siis me nüüd leidsimegi siis Tartusse sellise stuudiokoha ja me kolimegi nagu sinna, et kõik oleks kompaktne ja saaks korralikumalt sealt nagu teha. Aga kui te selle asja nii-öelda Roosaare tulekuga ka just sellel ajal tegite suuremaks, tegite niimoodi, et teil oli päriselt koht, kus tööl käia, et ei teinud igaüks oma kodust arvuti tagant. Kui suurt rahasüsti see alguses nõudis, mis suurusjärku see summa võis jääda? Ta on ikkagi, ta on seal meil selles mõttes see, kui võtta nüüd, et kolida mingisse kohta ja saada seal jalad käima, ma arvan, see on ainult paar tuhat, see oleneb, mis sul, kui suurt kohta sa otsid, on ju, natuke mööblit, kõik muud, aga meil see suurem investeering ikkagi läks sinna nagu mudelisse. Et tegelikult see hooandja 2500 umbes või mis me sealt hooandjast saime, tegelikult see kattis ära meil selle, et me saaksime kolidagi sinna stuudiosse, teha seal vajalikud siis ettevalmistused, et seal nagu tööd hakkad tegema ja ka saada sellise puhvri päris mitmeks nagu kuuks ette, et me saame nagu seal täitsa hakkama. Et mis ma kindlasti soovitan ka, mida me oleks võinud ise teha, on see, et selliseid kunstnikke on veel. Isegi võib-olla mitte nii-öelda kunsti valdkonda kinni jäädes, aga selliseid inimesi, kes teevad midagi sarnast, mis sa teed,
on kindlasti veel ja tegelikult väga hea häkk nii-öelda kulude kärpimiseks on jagada seda space'i kellegi teisega. Et tihti leiabki mingeid selliseid suuremaid kohti, kus hinnad on päris head ja tegelikult sul võib-olla endal ei lähegi nii suurt kohta vaja, sa võid leida endale partneri, kellega sa saad seda nagu jagada. Aga kui head palka te suudate selle tootmise juures maksma, ma tean, et see võib-olla selline natuke rumal küsimus, sest kes ikka tahab palkadest rääkida, aga just ma mõtlen selles mõttes, et see on ikkagi ju käsitöö, et see ei ole lihtsalt selline liinitöö, et vajutad nuppu ja kett saab valmis, et kas ikkagi üle Eesti keskmise kõvasti või kus? Ei, pigem teeb Eesti keskmise juurde, et meil võib-olla see hinnastamine ka palga mõttes ongi tunnipõhine, me oleme lihtsalt leidnud, et nii on kõige lihtsam. Et ma mäletan siis, kui me inimesi tööle otsisime, siis see oli nagu selline päris korralik nüüd, nagu läbimõtleme, et okei, kuidas me seda nagu hinnastamist teeme, sest kui see oleks tellimuste põhiselt, siis sa pead iga paariga, meil on iga disain täiesti erinev, hakkame nagu prognoosima, mis sealt need kasummarginaalid ja kõik see võiks olla. Et me oleme lihtsalt leidnud, et selline põhi nagu tunnipalk on kõige nagu lihtsam. Kas see kuidagi mõjutab seda ka, et võib-olla see pintsel liigub natuke aeglasemalt siis tänu selle? Ei, meil selles mõttes meil nii-öelda need protsessid, kuidas me vaatame üle siis, kui palju igale disainile nagu aega läheb, kõik see on meil nagu väga paigas ja see on meil endale ka tähtis, et meil hinnastamine ja kõik see oleks korras, sest täna, kui need hinnad ongi nii sellised, kõrged just mudelite peal, marginaalid ei ole võib-olla nii head, siis meil on üpriski päris tähtis nagu seda senti igalt poolt taga ajada, et see õnneks nagu on täna päris hästi nagu välja kujunenud meil. Kuidas sa seda ketside hinda prognoosid, et kas ta lähiaastatel, järgneval 5 aastal, et kas ta tõuseb nagu sinna 500 euro juurde, et tuleb ikkagi praegu oma ketsid ära osta, et nii-öelda allapoole ta enam sealt tõenäoliselt ei kuku? Ja, ma arvan, et jah, kindlasti homseks tuleb kõik ketsid ära osta. Eriti need, mis te ise tegite, need laos on. Ja, need kõik, mis laos on, tuleb kindlasti ära osta. Ma ei kujuta ette, ma tõesti ei kujuta ette. Väga huvitav on näha, kuidas kui varasemalt, me siin just rääkisime ka, et Nike ketsid olid nii populaarsed, just see Air Force'i model ise on ju, sest Nike hoidis seda kogu aeg defitsiidis, sa ei saanud seda väga palju nagu kätte. Täna see on muutunud, et sul on see palju kättesaadavam, inimestel on see natuke juba igavaks muutunud ja ongi tekkinud sellised teised mudelid, et ma loodan sügavalt, et Nike mudel ei lähe väga palju kallimaks ja me suudame ikkagi suhteliselt konkurentsivõimekat nagu hinda hoida, aga ma arvan, kuhu see suund läheb, on see, et tekibki väga palju selliseid, näiteks need Puma ketsid või New Balance'id on ju, mis on täna väga popid, et tekivad selliseid ägedaid nagu siluette, millele me saame siis enda nagu disainid edasi kanda, et me kindlasti nüüd järgneva aasta jooksul ka vaatame rohkem uute nagu mudelite poole. Ja võib-olla, mis ma lisaks siia, on see, et kuigi meil veebilehel on Vansid ja erinevad tooted, siis täna me ikkagi 98% teeme ainult Nike Air Force'i ketse. Ja näiteks Vans Old School me ei ole vist viimased 2 aastat väga isegi puutunud. Et see on hästi huvitav, kuidas erinevate mudelitega nagu see nii-öelda nõudlust nagu liigub. Aga milline su isiklik suhe eksklusiivsete ketsidega on? Oled sa ise ka kallite ketside kandja või kogud või? Ei, see ongi hästi nagu naljakas, et mul ei ole sellist kunstilist poolt, mul ei ole isegi ketside taustaga ikka, ma tegelen sellise ettevõtlusega, mis on nagu segu mõlemast. Et ma ise olen hästi-hästi minimalistlik, et mul vist üks paar custom kets on kuskil, aga mulle endal meeldib hästi selline mustvalge, hästi simple, neutraalne. Aga jah, ma kuidagi ei ole sinna ketside maailmasse nii nagu sisse saanud, et võib-olla oleks jah äge, et kui me disainiksimegi väga sellist high-end ketse ja kõike muud, aga mul lihtsalt jälle puudub see teadmine, et see siin, kui selles suures liikuda, siis tulekski kaasata inimene, kellel silmad lähevad sellest teemast ära. Kas see plaan on nagu reaalne ka, et selline inimene võib mingi hetk teie tiimiga ühineda? Jah, miks mitte, et selles mõttes ma proovin kogu aeg avatud meelt hoida, et siin on
nii palju selliseid asju juhtunud, millest lihtsalt ei suuda nagu peast kinni haarata, et ma arvan, kogu aeg tuleks hoida sellist open nagu minded suhtumist ja mis iganes ette tuleb, et täiesti vabalt ei saa üldse välistada seda. Peale podcast räägime, siis mul on 100 ketsi seina ääres, millest on vaja lahti saada, et neile võiks küll mingi joonistuse peale. Jah, no võt. Aga kas tulles korra selle hinna juurde veel, kui ma tulen oma ketsiga, tulen mingi oma seina ääres seisnud ketsiga, tulen teie juurde, kui palju puhtalt selle disaini sinna peale tegemine, palju see võib maksta, ütleme siukse keskmise, mitte mingi ulmeliseks minna, et ma tahan kosmost ja tähti ja kõike sinna nagu. Jaa, no ma ütleks keskmiselt 80 kuni 100 eurot on selline keskmise raskusega disain. Meil on lihtsamatel disainidel on miinimumhind 50, ehk sinna alla lähevad kõik sellised initsiaalid, mis iganes väiksemad, sellised ühevärvilised tööd. Aga keskmiselt nad jäävad sinna umbes, see disain ise jääb sinna 100 ringis ja sealt edasi, nii palju, kui sa sinna lisasid tahad, et meil on ka üks partner, kellega me teemegi väga selliseid custom paare, kus me isegi lõikame selle Nike logo ära, meil on mingi custom embleem, mille me sinna kinni kleebime ja siis me teeme veel kastid erineva disainiga, et seal selliseid nagu võimalusi on tohutult palju. Et see on enda nii-öelda loovuse küsimus. Kui pikk see protsess on, et kui ma täna tellin, et siis millal ma selle ketsi kätte saan? Oleneb natuke meil järjekordadest ja kui sul ülehomme vaja on, siis eks on hinna küsimus. Okay. Aga meil keskmiselt järjekorrad on sellised 3-4 nädalat. Suvel natuke vähem ja kindlasti enne jõule on natuke pikemad, aga umbes selline 3-4 nädalat. Ja mis on hästi huvitav on tegelikult see, et ma ei tea, kuidas see niimoodi levinud on, et meil on sellised pikad järjekorrad, aga nüüd just sellel aastal on päris mitu korda tulnud inimesed, kes on küsinud pool aastat varem, et kas jõuab veel teha. Et see on selles mõttes tore, see ei ole nagu, see on meile väga nagu tore projekt, kui inimesed on nii varakult juba nagu arvestanud sellega. Et kuskilt on selline info nagu liikunud. Aga kas, sa ütlesid, et sõltub hinnast, et kui mul on kiiremini vaja kätte saada, et aga kui tuleb Raivo Hein ja tahab homme kätte saada, maksab sulle 5000 eurot, kas kõikide teiste tellimused liiguvad siis tänu sellele tahapoole? No, kas siis nii või siis me leiame mingi alternatiivi, et ikkagi kõik nagu ilusti valmis saada. Aga jah, meil on päris palju olnud sellised paare ka, mis ongi näiteks üks selline päris huvitav projekt oli siis, kui ma veel ise täielikult disainisin, oli Stefan tahtis selle ema kaala vist, kas ema kaala või selle nii-öelda esinemise jaoks tahtis custom ketsi saada. Ja ma sain selle sõnumi siis, kui ma olin Tallinna bussijaamast väljunud, just hakkasin Tartu poole sõitma ja siis ma hüppasin bussist maha seal umbes lennujaama juures ja seal oli õhtul kell mingi 10, homme hommikuks oli vaja ja siis sõitsin koju, ta siis samal ajal tuli ketsidega sinna, sain ketsid kätte ja siis ma poole ööni disainisin, paar tundi sain magada ja siis said need ketsid nagu viidud. Et selliseid projekte on ka olnud, et kindlasti leiab lahendus. Aga kes see kõige kuulsam klient on olnud? Ma ütlekski võib-olla Kalle Roompere, kellega me lihtsalt, see oli selles mõttes nii nagu äge koostöö, aga need on natuke nagu raske trackida ka, et kui ikkagi tellimused tulevad, me igat nime niimoodi ei googelda ka, ja samamoodi ka kingitusteks, et eales nagu ei tea, kellele kuskilt paar on nagu sattunud. Mis su see unistuste koostöö oleks, et kas sa tahad, et ma ei tea, 24. veebruaril vabariigi president on Rukkilile ketsidega seal ees või mis see unistus võiks olla? Jah, me tegelikult oleme presidendile viinud ka ketsid. Et see oli ka, me ise nagu pakkusime välja lihtsalt selline ägeda nagu projekti raames. Me sealt mingit pilte midagi tagasidet nagu otseselt ei ole saanud, aga selline äge nagu projekt oli. Aga kindlasti võib-olla, mis ma ise näeks, et oleks hästi äge, ongi võib-olla koostööd teha siis kas selliste poolsi sarnaste ettevõtetega või siis teiste jalatsi brändidega. Et tehagi selliseid limiteeritud kogustes mingi kindla disainiga paare. Et Eestis selliseid väga nagu
unikaalseid enda brändi ketse on suhteliselt vähe, et siin peabki nagu välismaale minema, aga see oleks nagu väga-väga vinge asi, mida teha, ma arvan. Ma puudutaks korraga seda teie enda kitsi tegemist, et kuidas see protsess välja nägi, kas te tellisite Hiinast mingid eksemplarid ja panite enda pildi peale või kuidas see? Need on tegelikult täiesti valged sellised siluetid, et ja seal see oli jälle jah, selline päris omamoodi projekt, et me tellisime Hiinast küll, aga seal oligi, pidin põhimõtteliselt siis valmis joonistama selle ketsi nagu siluetti, kuidas need nagu lõiked ja erinevad sektsioonid seal välja näevad, siis olid mingid sample'id, mis me siis nii-öelda toorikud, mis me siis kätte saime, mida me siis saime niimoodi katsuda ja katsetada, kuidas need tunduvad, siis sealt tagasiside saatmine, muudatused, sample'id, niimoodi, see nagu käis ja sealt see saatmine on ka ikka, võtab nagu aega. Ja siis lõpuks nagu saime selle nagu paika ja siis oligi tellimus, et selles mõttes selline enda mudeli tegemine ei ole nagu üldse tegelikult keeruline, et kui sul need mõtted ja kõik on enam-vähem nagu paigas, kindlasti võib-olla, mis me oleks pidanud teistmoodi tegema, on see, et me oleks pidanud enne saama juba siin Eestis partnerid, kes oleksid nõus näiteks neid edasi müüma ja selle poole täiesti paika saama, siis näiteks seda kvaliteedikontrolli juba koos nendega tegema. Et see oleks nagu palju loogilisem käik olnud, aga ma ei teadnud selle, ma tegin esimest korda, et see oli selline, vahet ei ole, teeme, proovime ja küll figurdab välja, et see on huvitav kogemus olnud. Aga me olemegi siin rääkinud juba peaaegu tund aega. Ma lõpetuseks, või Joonas, on sul veel midagi küsida? Ma lõpetuseks küsiksingi, et mida sa ütleksid mõnele noorele kunstnikule või üldse noorele inimesele, kes tahab oma ettevõtet teha, aga ta kuidagi ei ole julgenud seda sammu veel teha? Ma võib-olla ma olen nagu natuke mõelnud selle peale ka, sest ma ise ka täpselt ei teadnud, mis ma teha tahaks. Aga pigem oli see, et lihtsalt hakkad tegelema millegagi. Vahet ei ole, mis see on. Kui sa tegelema hakkad, see on juba nagu progress. Ja ma arvan, mis sulle endale selle lihtsamaks teeb, on see, kui sa teed kellegagi koos seda. Et kas see on sõber, mis iganes, kui sa saadki, sest minul tegelikult enne Woke Customsit oli ka meil parim sõbraga, me proovisime igast asju, me proovisime mingit ehteid müüa netis, niimoodi, et veebileht oli umbes nädala ja küla oli, siis müüki ei tulnud, siis ma andsime alla, igasuguseid asju proovisime, kuni siis ma lõpuks jõudsin selleni, et võiks ketsi disainida. Et ma arvan, lihtsalt tuleb proovida, vahet ei ole, mis see on ja täna seda kõike nii lihtne teha ka, et sind veebilehes võid paari päevaga üles saada või leida inimese, kes aitab sul teha, et see on jah, lihtsalt kättevõtmise nagu küsimus, ma arvan. Aga selle mõttega ongi tore lõpetada. Aitäh sulle, Juhan, et leidsid aega meiega siia tulla rääkima ja kindlasti lähme räägime mikrite taga veel edasi, kuidas need enda ketsid nüüd esimesena kätte saada. Aga aitäh ka kõikidele Ärikäigu kuulajatele. Aitäh. Aitäh minu poolt ka. Ärikäik.